Nii, tere armas, kes sa oled tulnud siia vaatama. Mina olen Triinu ja täna ma jagan sulle seda kohta, mis on minu hingel võib-olla kõige suurem nagu muster või teema olnud, mis on viinud mind võib-olla nagu iseendale kõige lähemale, sellepärast et ma olen selle mustri nagu läbi närinud, ehk siis töö versus kutsumus. Ma panin siia täna ka mõned pidepunktid, sellepärast et ma võin nendest teemadest rääkida lõpmatult. Nii, ehk siis mina olen see hing, kes on siis täna ärganud sellest kohast, kus ma olin täielikult läbi põlenud ja olin ennast üle töötanud. Ja see võimalus elus andis mulle selle koha, kus ma hakkasin vaatama, milline on päris elu. Ja ma oleks pidanud seda hakkama juba varem vaatama, sellepärast, et elu äratas mind üles alles 33. Et kui tegelikult võiksime me hingena ärgata juba iseendale kindlasti alla 30, siis 33 oli väga suur äratus, aga sellel ajal keegi ei tegelenud enesearenguga, vähemalt ma ei leidnud ühtegi õpetajat, nii et ma ei saanud jälile omaenda sees olevatele mustritele, mis tähendas seda, et 43 olin ma veel hullemas olukorras. Ja see tähendab tegelikult seda, et minu sõnum on see pool, et inimesed ärkaksid varem ülesse, hiljemalt 40-selt. Kui inimene ei ärka ülesse enne 40, siis tegelikult tema mustrid viivad teda järjest rohkem ja sügavamastesse kannatustesse. See oli minu väga tugev lugu. Ja see lugu ei ole ainult minu oma. Ma järjest täna kuulen inimesi, kes ei ole hakanud endaga tööle ja on tervisega väga suures nagu halvas olukorras, siis see on see koht, mida ma tahan, et sa teaksid, et on olemas teine tee. On olemas võimalik olla täiesti terve, täiesti oma väes ja täiesti oma elujõus. Ja see tähendab seda, et sul ei ole mingit ärevust, sul ei ole mingisugust stressi, vaid sa oled elu usalduses ja sa oled voolus. Ja see on see koht, mida ma pidin nüüd 10 aastat iseenda seest neid mustreid nagu läbi häkkima. Sest mina olen pärit sellisest perekonnast, kus kõige väärtuslikum oli töö. Ja me tuleme täpselt sealt, kus me tuleme. Ja see tähendas seda, et minu sees ei olnud seda teadlikkust, et puhkus on oluline, mina olen oluline, minu enesehinnang on oluline, minu sisemaailma väärtus, et see oleks kõik paigas ühenduses iseendaga, siis seda kohta ei olnud. Ja ma arvan, et see on täna kõigil, kes on selles mõttes sattunud sellisesse olukorda. Ja sellest pole hullu mitte midagi. Sellest pole mitte midagi hullu, sellepärast et me suudame selle mustri ümber muuta. Me suudame selle ümber muuta, sellepärast et meie vanemad tegid parima. Me oleme elus. Me oleme elus ja nüüd tuleb see muster
ellujäämisest kirjutada ümber elamisse. Ja see tähendab hoopis teist energiat. Nii et ehk siis, kui mina olin läbi põlenud ja see tähendas tegelikult seda, et minu nagu keha andis sellest nagu totaalselt märku. See tähendas seda, et minu kese oli täiesti nagu endast väljas või selles mõttes, et ma ei olnud ühenduses iseendaga, ma ei kuulnud iseennast. See tähendab seda, et ma isegi ei teadnud, kuidas ma võiksin elada nii, et ma oleksin terve, rõõmus, väärtustaksin ennast, armastaksin ennast, tunneksin oma tundeid ja elaksin oma elu nii, et mul oleks täis energiat ja rõõmu ja ma oleksin piisav sellisena, nagu ma olen. Ma ei teadnud seda. Seda ma tean alles täna. Sellepärast, et see oligi vaja nagu leidagi üles iseennast. Leida üles iseennast, et hakata väärtustama ja armastama iseennast. Ehk siis terve elu andis mulle kogu aeg seda sõnumit. Ja ma olen alles täna selleni jõudnud, kus ma selles mõttes tunnen ennast hästi, mul on palju energiat, ma jõuan teha erinevaid asju, käia tantsimas ja olla selles mõttes nagu ja teha seda, mida mu süda tahab. Ja see on see koht, et kui sina tunned samamoodi, et sa ei kuule iseennast. Näiteks täna ma igapäevaselt siis tegelen inimestega, siis jõuavad inimesed minu juurde, kes on väga noored, aga kes on tegelikult juba kuuldeaparaatidega või mis iganes teemaga, või on ärevus või on mis iganes. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui meie keha annab haigusena märku, siis see tähendab seda, et sa ei kuule iseennast. Sa ei kuule iseennast ja sa oled iseenda tee peal täielikult ees. Sellepärast, et sa elad mustris. Sa elad selles mustris, kus me oleme lapsepõlves elanud. Sa võid elada selles mustris, kus sinu igapäevane keskkond on täis hirme. Sa võid olla selles kohas, kus sa võrdled ennast kogu aeg teistega või sa annad iseendale hinnanguid, sa annad teistele hinnanguid ja see tähendab seda, et sinu sees pole rahu. Ja see tegelikult, see sisekõne sinu sees võib viia sinu energia täiesti miinusesse. Täielikult. Ja see on tegelikult see koht, kus sa tunned, et sa ei ole piisav sellisena, nagu sina oled. Ja need on need kohad, mis on vaja teadvustada, sest sa tegelikult ei kuule ju iseenda hinge. Sa ei kuule ju iseenda intuitsiooni. Sa elad ühiskonna loodud normide järgi. Sinu alateadvuses on need programmid. Sa elad ema ja isa normide järgi. Sellepärast, et see on sinu alateadvuses. Alateadvus juhib meid 95%. Aga tõde on see, et sinu tervis võib olla täna väga-väga kehvas olukorras, sest sa ei saa enam nii elada. See kast pole enam sinu jaoks. Selles kastis ei ole võimalik elada täispotentsiaalil. Sellepärast, et millised uskumused meil siis olid esivanematel? Mina pean elama Karjamaal. Mina ei saa Marjamaale. Või siis see uskumus, et töö peab olema raske. Ainult siis, kui on töö raske, siis on see õige töö. Ja siis ma selle eest, kui töö on raske, siis ma saan selle eest raha ja siis see on alateadvusele tuttav. See on alateadvusele tuttav.
Või ka siis see uskumus, et mina olen pärit vaesest perest, töölisklassist, no mina ei saa endale küll mitte midagi lubada. Mina pean tegema seda tööd, mida ma olen õppinud ja mina ei saa küll mitte midagi lubada. Ja teate, mis see on või? Need on kõik meie kodus saadud uskumused, mis ei toeta meid, mis viivad meid läbi põlemisse, sellepärast et meie enda väärtus on alla surutud ja see ei ole päris elu. See ei ole päris elu. Ja minu küsimus on sulle, kas sa näed uusi võimalusi? Nii et kui sa oled siin tulnud mind vaatama või vaatad tagant järgi, siis sa võid kirjutada, kas sa näed uusi võimalusi. Kuna Facebook ei näita, ta näitab. Nii, nüüd on mul vaja see, sest siin mul ju ei näita Facebook, sest see on. Nii, tere, kes kõik vaatavad. Nüüd on minu küsimus, kas sa näed uusi võimalusi? Kas sa näed seda kohta, et sinu elu on nii väärtuslik, et sa tuled sellest kastist ära ja hakkad ennast väärtustama? Mida teeb elu meiega, kui me ei kuule iseennast? Me jääme rohkem haigemaks. Ma sain seda omal nahal tunda, mis muga juhtus. Ja täna on samamoodi. Minu jaoks oli esimene märk juba, kui ma olin 33 ja täna tulevad ka inimesed need, kus ongi see pool, et kõrvad vilistavad. Okei, Sirje kirjutab, et ma ei näe uusi võimalusi. Okei, siis see ongi see koht, mis nii, ma räägin edasi. Et kui me ei näe uusi võimalusi, siis see tegelikult tähendab seda, et me oleme nagu klappidega hobused. Meil on ainult see programm peal, mida me oskame. No mina näiteks olin raamatupidaja ja arvasin, et ma pean seda tegema. Aga ma ei saanud tööle minna, sellepärast et ma enamalt jaolt maandusin kiirabisse. Sellepärast, et teel tööle hakkas mul kogu aeg ärevus. Ja ma ei suutnud minna, sest ma värisesin ja südamest lõi meeletud suured valud ja ma ei saanud minna. Ma ei saanud tööle minna, kas te kujutate ette? Ja see koht oligi see koht, mida ma selles mõttes hakkasin endast nagu lahti häkkima ja just sellepärast, et teada saada, kes ma olen, miks ma siin olen, mis on minu missioon. Ehk siis, kui inimesel on need küsimused, siis nendele ongi vaja vastuseid, sest see on ellu jäämine, kui me oleme ainult klappidega hobused ja töötame, selles mõttes läheme sinna tööle, mida me oleme õppinud. Aga hing ei taha seda. Täna on meil vaja kuulata ainult oma hinge. Ainult oma hinge. Sest täna ongi see pool, et kui me läheme endaga vastuollu ja ei kuule oma hinge, siis me oleme lihtsalt haiged. Lihtsalt nii ongi. Ja kuna minul algas väga tugevalt see meeletu selles mõttes tinnitusega, ja seda täna on väga paljud inimesed mulle kirjutanud, neil on samamoodi ja mõnel on juba kuuldeaparaat ja ta on alles noor inimene. Ja see on see koht, kus ma tahangi öelda, et sa ei kuule iseennast. Sa ei kuule iseennast. Ja siis see tähendab tegelikult seda, et inimene tahaks elada teistmoodi, aga ta ei julge. Ta kardab. Ja see tähendab ka seda, et sul võivad olla hästi palju nagu mõtteid, et ma peaksin seda tegema ja teist tegema ja sa selles mõttes sinu sees käib kogu aeg mingisugune võitlus, kuidas ellu jääda ja sa ei suuda keskenduda ja sul on nagu igal pool on selles mõttes nagu
nii palju asju on vaja nagu lahendada ära, et jõuda sellesse kohta, et hakata kuulama iseennast, julgeda elada iseendana, usaldada iseennast, usaldada oma elu ja mis on hästi oluline see pool, et kui meil on tinnitus, siis meie sees ei ole tegelikult seda harmooniat, meie sees ei ole korda ja see on ka see koht, kus meie toetuspunkti, ehk siis me toetume nagu välisele, aga meil on vaja toetuda iseendale, ehk siis iseendale ja see on see koht, kus see kese võib olla väga nõrk, aga selleks on vaja teha endaga tööd, et tulla iseendasse ja tervendada ära need mustrid sinu seest, et sa julgeksid elus edasi liikuda ja toetuda iseendale, usaldada oma elu ja olla mina ise. Need on need kohad. Teid võite siin mul kirjutada, siis ma näen. Okei, et olen teinud mingeid erinevaid töid, aga need ei ole enam tööd, mis minule tegevust leidnud sobivad. Et see ongi nüüd see pool, mida me hakkame tööprogrammis vaatama, töö versus kutsumus. Sellepärast, et kui me inimestena kukume sellistesse kohtadesse, ei ole kuulanud oma sisehäält, siis see ongi see pool, et me oleme üle programmeeritud oma esivanemate uskumustest. Meie sisekõnes ongi ainult need uskumused, kuidas meie esivanemad on elanud ellujäämises, ehk siis südametšakra on kinni, inimene ei kuule oma hinge häält ja see on see koht, kus meil ongi vaja hakata arendama ennast nii palju, et jõuda iseenda hingeni ja iseenda anneteni. Sest inimestel on nii palju andeid, nii palju, aga nad ei ole sellest teadlikud. Sest et väga paljude meie esivanemad, keegi ju ei tegelenud ja neile ei antudki tegelikult ka ju võimalust. Et ega ju täna on ka inimesed, ma ütleks, et väga ära hirmutatud, et vaimsusega töö on midagi väga hirmsat. Ma võin täna öelda, et kui ma ei oleks sellega tegelema hakanud, siis ma ei tea, kuidas ma oleks ellu jäänud, sest see ei oleks võimalik olnud enam. Sest see oli juba väga suur koht, kus tuli väga nagu kiirelt hakata tegutsema ja muutma oma uskumusi. Sest kui meie emotsioonid võtavad võimust meie sees, siis see on juba märk sellest, et inimene ei juhi iseennast, vaid emotsioon juhib iseennast. Ja juba tegelikult väga vanad targad teadsid seda kohta, et selleks, et inimene hakkaks tervenema, on vaja hakata muutma ja tegelema oma mõtetega ja tunnetega. Ehk siis see on esimene tasand, sest kui inimene on sellises olukorras, kuna ma ise olen saanud seda kogeda, siis see tähendaski seda, et üks mõte tuli, teine läks, aga selleks on vaja õppida neid mustreid ja neid mõtteid vabastama. Sellepärast, et kui sinu sisse tekib rahu, siis hakkab ise tervenemine. Alles siis. Ise tervenemise kõige esimene samm on see pool, et inimene jõuaks rahusse. Rahus toimub tervenemine. Aga ellujäämises on inimesel ainult mõtted tööl, rahal ja see on vaja ümber shiftida. Sest loovus on sel juhul inimesel kinni, kui ta on ainult oma töös, rahas ja tal ei ole ühtegi loovat nagu ideed. Loovus ongi siis see sakraaltšakra, et kui sa nagu tunned, kuuled, ma tahaks seda luua,
siis sa hakkad sellele järgneda. Aga kui sa ei kuule iseenda sees, mida sa tahad teha, näiteks hommikuti on ülioluline, mida mina teen, kui ma hommikul tõusen, siis on hing kõige lähemal iseendale. Ja hommikused jutuajamised iseendaga on üliolulised, sellepärast et siis, kui sa küsid vastuseid, küsid küsimusi, siis sa saad vastuseid, sellepärast et see on nagu väga lihtne saada. Päeva peale kaob see ühendus ära, sest me läheme endast rohkem välja, teeme asju, mis peas on, tulevad igasugused tegevused, et ehk siis mina hommikuti reaalselt küsin iseenda käest neid küsimusi, mida ma soovin, mida minu sees on vaja lahendada. Ja kui ma ka lähen õhtuti magama ja minu sees on mingisugused teemad, kus ma olen nagu kahe vahel, et kas teha seda või teha seda, siis ma alati nagu taotlen, et ma saaksin selgust, sest minu enda sees on ka hästi palju asju, et äkki ma teeks seda või teist või kolmandat. Ja täna öösel ma nägingi nagu und, ja ütlesin samamoodi, et mis mul nagu tuleb teha, ja mul oli väga põnev unenägu. Ma nägin just täpselt selles mõttes seda sama kohta, kus ma olin rongis. Rong tähendab minu jaoks alati edasi liikumist, aga see rong seisis. Ja see unenägu lõppes väga ägedalt, see rong läks liikuma. Ja selles mõttes sellepärast, et mina ise enda sees jõudsin teadmisele, mida ma teen. Ja kui ma hommikul tõusin, ma teadsin täpselt, mida mul tuleb teha. Et selles mõttes, et see koht, kui me hakkame kuulama iseennast, seda on vaja harjutada. See ei tule niimoodi, seda on vaja harjutada. Sellega on vaja igapäevaselt tegeleda. Siis sa hakkad kuulama iseennast ja sa hakkad liikuma oma teel edasi. Ja sulle tulevad täielikult nagu inspiratsioon. Sulle tuleb see koht, ma tahan seda teha. Mul varasemalt ju ei olnud, sest varasemalt ma olin see klappidega hobune, kes läks ainult tööle tagasi ja rohkem ta ei osanud midagi. Mind oli niimoodi ära programmeeritud. Ma oskasin ainult seda teha, aga minu tervis andis nii palju märku, et mul tuli hakata sealt kastist välja ronima. Ehk siis see ongi see pool, et sellest ellujäämisest välja ronida elamisse. Ja elamise koht on see koht, kus sa kuuled iseennast. Sul ei ole vaja küsida teiste käest, et kas ma peaks seda tegema, teist teha. Sul on vaja saada need vastused iseenda seest. Ainult iseenda seest. Ja selleks sa võid kasutada kas pendlit või siis kaarte. Mina olen nüüd nii palju jõudnud endale nii palju lähemale, et ma saan läbi unenägude. Et kui ma nagu teen taotluse, lähen magama, ma saan selle vastuse, liigun elus edasi. Aga minu vanamina ei saanud ju päris elust mitte midagi aru. Ehk siis täna on minu kord jagada seda kohta, kus ma olen olnud ja just ära puhastanud iseennast, et hakata kuulama iseennast. Sest et me oleme kogu aeg selles võitluses, me oleme selles enesekaitses ja sealt ei tule info läbi. Nii et ja näiteks ma toon selle koha, mida ma ka ülesse kirjutasin näiteks, et kui inimestel on ülekaal, minul oli vanasti ka päris palju ülekaalu, siis ülekaalu taga on ka tegelikult raskude on eluvõitluse enesekaitse ja seal taga on hirm tuleviku ees. Sellepärast, et alateadvuses on segamini näiteks see söögi tahtmine ja vapper olemise tahtmine on segamini. Et tahad olla vapper, aga sa ei julge, tekib mingi raskustunne, kuidas ma lähen, teen selle laivi või lähen, teen mingi uue sammu või lähen lavale, siis see tundub ju alateadvuse jaoks, oh my god. Täna olen need kihid kõik vabastanud, et sellepärast ma ütlengi, et nende kihtide vabastamine ongi see pool, et sa liiguksid elus edasi.
sa liiguksid elus edasi, ei jääks sinna minevikku kinni ja eriti veel selle mineviku viha kätte, sest et ärevus, depressioon seal tegelikult on väga suur, all on tööviha, väga suur teema, väga suur, et selleks, et lennata sinna uperpalli, pidin ma väga palju tegelema selle töövihaga, mis oli minu sees, aga teate, see ei olnudki minu viha, see oli juba esivanematelt tulnud. Nii et kui me ei ole teadlikud, millises energias me toimetame, siis täna ongi see koht, et kõik need tunded, mis võivad olla sul näiteks sinu madala enesehinnangu ees, on just seotud tunnetega, mida sa kannad. Ja need on vaja üles leida, et hakata elama lõpuks oma elu. Sellepärast, et elu annab sulle uue võimaluse. Elu annab sulle uue võimaluse. Kui sina oled jõudnud täna sellisesse olukorda, et sa soovid teada, kes sa oled, miks sa siin oled, mida sul tuleb siin maa peal teha, mis on sinu missioon, siis need küsimused panevad sind edasi liikuma. Kui sa oled jõudnud sinna kohta just nende küsimustega, siis nende vastuste teada saamine on mind toonud täna siia kohta, kus ma võin öelda, et ma tean, kes ma olen, ma tean, miks ma siin olen, ma tean, mida mul tuleb siin maa peal teha ja ma tean, mis on minu missioon. Ehk siis minu missioon ongi see pool, et iseenda muutmine on võimalik, iseenda harjumuste muutmine on võimalik, iseendaga töö muudab ära sinu elu ja toob sind hirmudest välja, toob sind tagasi sinna kohta, kus sa oled oma elu energias, väärtustad iseennast ja oled vaba sealt ohvri seisundist. Mugavustsoonis. Mugavustsoonis ei toimu arengut. Ma olen ennast lammutanud nii palju, nagu te näete, just sellepärast, et viia mugavustsoonist välja, viia lavale ennast, teha laive, teha seda. Väga mõnus on olla, võib-olla teha seda, mida sa oled harjanud, aga eneseareng annab sulle selle koha, kus sa tuled välja nendest mugavustsoonidest ja just sellepärast, et hakata väärtustama iseennast, oma elu, sest et need sammud tagavad sulle selle koha, kus sa saad edukogemuse. Sa saad edukogemuse, kui sa tuled ära nendest vanadest piirangutest, hirmudest ja kui sa oled jõudnud siia kohta, kus ma täna olen, see tähendab seda, et mul on mega palju energiat, mega palju. Ja kujutate ette, kus ma 10 aastat tagasi olin. Ja see ongi see pool, et kui inimesed hakkavad küsima neid küsimusi, mis on nende sees, siis saavad kõik sinna. See ei ole ainult minu, sellepärast et me oleme tulnud siia kohta või juhtunud, kui meil on tervisega just teemad, just sellepärast, sest me elame oma esivanemate koode. Ja kuna mina tahaks nagu väga teha, 29. aprill hakkame tegelema tööga, siis see minu nagu tööteema oli minu jaoks nagu kõige suurem teema. Kui sa oled seal läbi põlenud, ja siis sa mõtled, et tahaks tööle minna, aga sa ei jõua tööle minna, sest sa lihtsalt ei jõua, siis ma võingi täna küsida, et te võite siin vastata, mis tundega sina täna tööle lähed või mis tundega sa tööd teed. Nii et kõik, kes siin on, Messengeris ma näen siin, et sa võid kirjutada, mis tundega sina täna tööle lähed. Kas see on rõõm? Ma saan tööle minna.
või see on kohustus või see on pinge või see on kiirustamine. Mis tundega sa lähed tööle? Kirjuta. Või sa lähed sellest, et ma pean minema? Või sa lähed väsimusega? Või sa lähed ka ärevusega tööle? Mis tundega sa lähed tööle? Kohustus, pinge, ärevus. Töö on kohustus, vot täpselt. Ma olin seal samas. Mind päästis kiirabi, kes ütles, et kui te ei hakka tööle iseendaga, siis asi läheb hullemaks. Tema päästis selle koha, kus ma hakkasin aru saama, okei, et ma ei ole ikka nagu väga, ma ei ole nagu üldse teadlik, kuidas elu käib. Sest tegelikult on see pool, et kuna need samad tunded, millega sa praegust elad, täpselt nii läksid tööle ka sinu esivanemad. Ja see tähendab seda, et sa lood seda. Täpselt selle tundega, mida sa tööle lähed, see loobki sulle seda kohta. Kogu aeg lähed sellega. Ja see, et kui ma nagu ütlengi, et mina läksin meeletu suure survega, see tähendab seda, et sa kogu aeg survestad ennast. Ja minu kilpnäärme ületalitus oli üks nendest koodidest. Ma pean tegema seda, mida mul kästakse. Kilpnääre, eluenergia. Mina lihtsalt olen nii ülitundlik ja see tähendab seda, et ülitundlik inimene on see, kes ju manifesteerib oma programme väga kiiresti. Ma ei saanud ju sellest aru alles siis, kui ma hakkasin endaga tegelema ja ma olin siis kilpnäärme ületalituses 41. Ma olin nagu täiega ja ma ei saanud aru, mis kood mul seal ees on, et mis see tähendab on ja kilpnäärme taga oli ka muidugi see, et ma pean kiirustama, muidugi ka rahulolematus, ehk siis kõik see tõmbas selle kurgu, kõik välja rääkimata asjad, tõmbas selle kilpnäärme nii kinni, et see surve, mis minu sees oli ja just töö osas ja just selles osas, et ma pean tegema seda, mida teised tahavad, oli minu arust nagu üks suuremaid õppetunde. Millise surve all ma elasin ja kuidas need programmid tekitavad nagu meile haigusi. Reaalselt sellise koha. Nii, isiklik abi vastutus kliendi ees, kui mind ei ole, siis ta ei saa isegi voodist välja või hiljem tagasi. No siin on vaja ka selles osas väga vaja vaadata, et kui energia, kuna me tegelikult ülitundlikud inimesed ongi see, kes siis ju on väga suured, kes siis kannavadki seda päästja energiat, nad on ohvrid, ja see tähendabki seda, et nad tunnevad, et nad peavadki kandma teiste valusid ja tegelikult on vaja seal shift teha, sellepärast et ma ei saaks ka täna teisi inimesi aidata, kui ma ei ole võtnud vastutust iseendale ja andnud nagu selle koha inimesele endale, kes siis nagu tervendab ennast. Sest lõppkokkuvõttes teeb tervendaja, kes siis tuleb seansile, teeb ise selle sisemise shifti. Aga ma saan aru, et kui klient on väga selles voodis juba, siis ta ongi juba tegelikult nii suures ohvrisageduses. Sest et me kukume sinna ohvrisagedusse just siis, kui me ei võta vastutust oma elu eest, oma tunnete eest, oma mõtete eest ja oma sisemise
programmidest iseenda kätte, siis me kukumegi sinna voodisse, ohvrisagedus, ja nüüd, kus me inimestena ju aitame teisi edasi, siis on vaja seal väga suured piirid teha, sest siin tema elu on tema elu, sest ta ei ole võtnud vastutust. Ja siis me peame, meil, kes me tegeleme inimestega, aitame, on vaja väga tugevalt panna paika piirid. Kui inimesel pole piire, siis on väga kergesti samamoodi võimalik läbi põleda, aidates teisi inimesi. Sellepärast, sest kui ma olen harjunud kogu aeg päästma, aitama, see tähendabki seda, et see on nii tugev, loomulik see koht, mida ma olen saanud ka, et kui inimesed on õhtul kirjutanud öösel, siis mina muudkui vastan ja ma sain samamoodi nätaki, sellepärast, et piirid on vaja paika panna. Mina samamoodi kogu aeg jälgin, et minu tööaeg oleks nagu paigas, sest elu lihtsalt kohe annab sulle. Nii kui sa ei ela oma elu, lähed päästma sinna, annad rohkem, vastu ei võta, kohe saad elult, kohe. Nii et ehk siis praegust olime selles kohas, et mis tundega sa tööle lähed. Ehk siis see kohustus ja Sirje, just need piirid on üliolulised. Ma saan kohe, kui ma ikkagi nagu ei ole oma piirides, mu keha kohe annab märku, kõik märgid tulevad ja see on ülioluline. Et siis see tunne, millega sa tööle lähed, siis see on see koht, mida on võimalik muuta. Me ei pea keegi minema tööle kohustusena, me võime elus edasi liikuda. Ja see on see pool, kui me selle valime. Sellepärast, et kui inimene ise ei julge muutust oma elus teha, siis universum mingi moment lihtsalt tõmbab vaiba alt ära. Lihtsalt tõmbab. Nii et mina pidin sellepärast olema ikkagi väga paljudel kordades kiirabi autos, sest ma teadsin, et mul tuleb tööle jõuda, aga ma ei vaadanud üldse, aga mida mina ise tahan teha? Miks ma siin olen? Kes ma siin olen? Mida mul tuleb teha? Ja see on see pool, kui on klapid peas, ei taha teada sügavamalt iseendast, ehk siis tegelikult, mida ma tahan öelda, on töösõltuvus. Kui me oleme mega suures töösõltuvuses, siis me tegelikult põgeneme iseenda eest ära. Ja seda põgenemist ma tegin. Ja maandusin kogu aeg kiirabis. Nii et elu pidi mulle andma väga tugevalt märke, et ma hakkaksin vaatama iseendasse. Ja see tähendaski seda, et iseenda eest ära põgeneda ei saa. Täna ma olen siis selles mõttes selles kohas, kus ma teen seda tööd, milleks ma siia olen tulnud. Ma olen tulnud siia, et ka teised inimesed, kes ei näe veel iseennast, ei näe oma andeid, ei tea, mis nad tegema peavad, siis ma saan ka neid aidata järgmisele levelile. Nii et, sest ärevus on hirmupõhine, ärevus näitab väga hästi, kuidas inimene ei julge oma elus edasi liikuda. Aga kui sa hakkad liikuma edasi, algul võib-olla koos hirmuga, siis sa mingi moment kasvad kogu aeg sisemiselt järjest tugevamaks ja tugevamaks. Sest et meil on alateadlikult ka tegelikult hästi palju tööga seotud valesid uskumusi. Mina võin, kui ma nagu leidsin ennast sealt selles kohas, siis tegelikult ma leidsin ka ühe uskumuse, mida ma kandsin, mis on esivanemate poolt, et töö teeb inimese haigeks. Ja töö on karistus, töö on stress, töö on viha. Nii et kõik need programmid mängivad sulle ennast maha ja seda just haigustena. Aga mina
tahan selles mõttes teha seda tööprogrammi just nendele, kes siis tahavad sealt sellest kannatusest välja saada, kes tahavad tegelikult jõuda sinna kohta, et töö on eneseteostus. Töö on puhas armastus. See on see koht. Nii, Sirje kirjutab, mul on pigem vajadus olla kasulik. Okei, aga see tähendabki seda, et sinu alateadvus usub, et kui sina oled kasulik, siis oled sina väärtuslik. Ja see näitab seda kohta, et sinu väärtus on seotud millegi tegemisega, kasulik olemisega, ehk iseenda väärtus ei ole puhas. Samamoodi on rahaga. Kui raha ei ole puhas, siis me teeme tööd näiteks raha pärast, siis see ei ole ka okei. Et iseenda vabastamine, ehk siis saada selles mõttes seda vabaduse tunnet iseenda sisse, ongi vaja meil saada nagu vabaks sellest rahast, raha tagaajamisest, sellest töö nagu tagaajamisest ja töö sõltuvusest, klammerdumisest inimeste külge, et saada ühendust iseendaga, iseenda nagu looja andega. Et siis sa kuuled ennast puhtamalt, sest tegelikult ju täna, kui me elame selles kohas või kus ma olin ju väga tugevas ju töösõltuvuses, rahasõltuvuses ja ma olin väga tugevalt materiaalses maailmas. Minu jaoks eksisteeris vanasti ainult üks maailm ja see oligi materiaalne maailm. Aga elu näitas mulle väga tugevalt ka teist maailma, ehk siis see on see mina, kes ma olen, miks ma olen. Ehk siis see, et sinu elu oleks täna tasakaalus, oleksid terve, on vaja nagu kahte sammast meile. Nii nagu meil on kaks jalga, meil on vaja toetuda ka iseendale. Ja siis saab see materiaalne maailm luua meile seda elu, kus me oleme rahul iseendaga. Me tunneme õnnetunnet, me ei klammerdu enam töösse, sellepärast et meie sees on täiesti teine tasand ja see tasand on elamise tasand. Ja seda ma kogen ja see on mulle väga nagu põnev koht, kus olla, elamise tasand. Ja see ei ole see pool, et ma teen silmad lahti ja kohe kiman koha tööle, vaid see on tasand, kus ma kuulen iseennast. Ma kuulen iseenda loovust. Minu sees tuleb see, seda tuleb teha ja siis tuleb seda teha. Ja see loovus on läinud nagu nii palju suureks ja just sellepärast, et kui me oleme oma looja energias, siis lihtsalt tuleb see tunne, ma tahan seda teha. Ehk siis ka teil kõigil on võimalik see tööle panna, et sest keha annab ju takistusi, annab märku takistuste näol, mis iganes on. Kui on hirm, siis inimene ei julge edasi liikuda, aga iga takistus, kui sa ei liigu elus edasi, siis see lihtsalt muutub kannatuseks. Sest et mugavustsoonis ei toimu arengut. Iga päev on vajalik teha üks samm, iga jumala päev. Mis iganes sa nagu teed oma elus, et sa teed mingisugust arengut. Kas siis spordis, kas siis enesearengus või tööarengus, see kõik on samamoodi suhtearengus. Et see kõik on see koht, kus me jõuame nagu sellisesse kohta, et me oleme rahul iseendaga ja oma eluga. See on see koht, mida mina tunnen ja mida ma tegelikult ka näen, on see pool, et elu hakkab kandma. See on täielikult selline timeline,
mida ma kogen nüüd igapäevaselt. Kui midagi tuleb, ma tunnen tõmmet, ma tahan seda teha, siis see hakkab looma ise väga mõnusalt. Neid näited on väga palju olnud, et mingid üritused, kus ma tunnen, et ma tahaks sinna minna, aga ma ei tea, kuidas see võimalik on. Kas siis rahaliselt, kas või siis on nagu punktist A punkti B jõudmisel. Ja kui ma teen selle otsuse, okei, ma tahan seda saada, siis see on see koht, kus hakkab elu looma uusi nagu võimalusi, sest ma teen otsuse, ma ei taha selles kohas olla, ma tahan edasi liikuda ja otsus paneb inimese liikuma. Ja ma täna olengi täiesti siin, sest ma olen jõudnud nii palju heasse kohta ja minu missioon, et ka teised inimesed saaksid kergusesse, rõõmu ja saaksid samamoodi oma loomisesse ja hakkaksid nägema iseendas väärtust ja tuleksid ära sellest ellujäämisest ja näeksid iseendas seda väärtust, väge, potentsiaali ja ei magaks oma elu maha. Et minu jaoks on elu mind õpetanud selles kohas väga tugevalt. Ja täna ma naudin kõike seda, mida ma teen. Ja 10 aastat tagasi oli mul ainult üks unistus. Saaksin ma ainult tagasi oma elu ja oma elu energia. Nii et ja kuna ma olen täna selle tagasi saanud, siis mul on ülihea meel jagada, kuidas siis elada täispotentsiaalil, kuulates ainult iseennast. Ainult iseennast. Ja täpselt enda väärtustamine läbi töö. See ongi see koht, et kui ma väärtustan ennast läbi töö, siis see ei ole okei, siis me põleme läbi, sest me paneme töö ja raha endast ettepoole. Ja nii ongi. Ja elu annab sulle kohe annab sulle täiega. Ja selleks tuleb teha alateadvuses shift, et iseennast panna ettepoole, iseennast. Ja kui alateadvuses on see joondunud, siis sa hakkad elama teistmoodi. Sa hakkad elama. See meel võib algul olla väga stressis, sest et kui inimene on jooksnud nagu vurgan ja nüüd, kus ta ei jõua joosta, võetaksegi nagu täiesti selles mõttes olemisse ja just sellepärast olemisse, et inimene hakkaks harjutama või võtma vastu seda olemist. Sest ellu jäämisel inimesel ei ole aega olla. Tal ei ole aega olla. Ja elu annab selle koha, kui sa ei ole kuulanud iseennast, kui sa ei ole pannud ennast esimeseks. Nii, ehk siis, kes on siis huvitatud, hakkame 29. aprill tegelema nende töömustritega. Alateadvuses on, minu jaoks oli üks väga õudne kood, oli see koht, kus alateadvuses oli segamini töö orjamuster. Ehk siis ma olin nii tugevas töösõltuvuses ja alateadvuses selle maha häkkimine oli üks suuremaid. Selleks, et kuulati iseennast. Sest see oli selline muster, et kui keegi tunneb ennast ära selles kohas, siis me tegeleme kindlasti sellega. Ja me hakkame vaatama just selles mõttes, et see töö oleks puhas. Et ta ei oleks seotud sellega, nagu, et me paneme selle, et me väärtustame ennast nagu läbi töö. Et minu enda väärtus oleks nii puhas. Ja seda, ehk siis see alateadvus, et kui alateadvusesse saame selle shifti ära tehtud, siis hakkab elu muutuma. Elu peegeldab sulle seda, kus sa täna oled. Universum suhtleb sinuga iga jumala sekund. Iga jumala sekund. Nüüd on see pool, kas sa näed seda? Kas sa kohe saad aru ja häkid selle lahti?
nii et kuu aega selles mõttes mina peegeldan, mina saan neid sõnumeid ja teen kohe jooksvalt jälle meditatsioone, sest et see ongi see pool, mis on minu jaoks nagu täna täiesti loomulik, et universum suhtleb läbi minu. Ja mul on väga lihtne neid koode läbi häkkida, sest ma olen sellel tasandil, et iga teema, mis mu ellu tuleb ja kui ma olen programmis, siis ma saan selle info kohe kätte ja kohe hakkan tegema seda meditatsiooni. Ehk siis seal kuu aega saame neid vaadata, pöörata ümber, igaüks saab küsida, nii et kellel on huvi, siis täna on veel seal soodushind ja see hind kogu aeg kasvab. Vastavalt sellele, kui ta on valmis, siis ta juba läheb otse juba teise kohta, sest see on valmis. Nii et praegust ongi minu sees juba ootel on juba järgmised on teemad, mida ma tahan teha, kus ma olen saanud nagu iseenda käest need vastused ja siis ma tahan jagada teile. Nii et praegu tegeleme selle tööga. Et kes tunnevad selles töös, et nad vajavad muutust, siis ma panen siia alla lingi, Fienta kaudu saad osta ja siis hakkame 29. aprill tegelema sellega. Kui keegi tahab midagi küsida, siis võite küsida, sest et ja väga lahe, Sirje on tulemas, ma olen väga tänulik. Ja viimane raha amps on veel ka vaja teha, nii et kellel on ka raha suhtes vale koht, see on just see koht, kus siis, mis on nüüd viimase laiviga tuleb meil ära teha, on see pool, et meil on nagu see koht, et me töötame raha jaoks, aga tegelikult on raha uskumustes see, et raha töötab meie heaks. Et see on see koht, mis on nagu hästi oluline alateadvusest samamoodi ära muuta. Nii, ühesõnaga, kui kellelgi on küsimusi, saab mulle otse kirjutada, aga igatahes aprillikuuks, aprilli lõpus hakkame sellega tegelema just tööga. Ja vaatamegi seda kohta ka, et kuna hinged, kes siis tegelikult täna on ju, kes on tulnud oma missioonile, siis me vaatame, mida me oleme teinud lapsepõlves ja meditatsioonis vaatame, mis üles tuleb, mis on võib-olla ka eelmistes eludes, mida te olete teinud, aga pole taibanud veel, siis teeme ka neid meditatsioone, et inimene nagu hakkaks nagu taipama, mis ta on tulnud siia maa peale tegema. Kui sa selle koha ära lingid endal, siis on sul väga hea tööelus edasi liikuda. Sest et, aga selleks sul peavad olema enda sees nagu küsimused, et kes ma olen ja miks ma olen ja nendele vastuste saamine ongi siis hästi oluline. Sest kui sa need vastused saad, sul on väga hea edasi liikuda. Sul on hea liikuda. Hirm võib ette tulla, loomulikult võib tulla, aga need on jälle kohad, kus saab jälle edasi liikuda. Nii et ma ütleks, et täna eneseareng päästab inimeste elusid ja inimesed, kes lähevad ikkagi enesearengusse, need ikkagi saavad kuulama hakata iseennast, tunnetama iseennast. Nii, minu laiv peab vahepeal seisma. Ehk siis, et just selles mõttes, et mis on oluline, et me kuuleksime igal sammul, kas see töö, mida ma teen, on mulle või see on see töö, kus ma tunnen, et ma ei taha sinna minna enam. Sest tegelikult ju me ise viime ennast lõppkokkuvõttes sinna ärevusse, depressiooni, sest me sõidame ennast üle.
ja me lihtsalt nagu mingi moment peame oma tervisele otsa vaatama, sellepärast et meil tuleb hakata ennast sealt välja tooma, sest me oleme kogu aeg eiranud keha sõnumeid ja lõpuks see ärevus ja depressioon tulebki seda meile näitama, et me ei ole ühenduses iseendaga, me ei ole oma looja potentsiaalis ja see ongi minu arust parim asi, mida elu meile annab, sest et muidu me ju ei liiguks edasi. Sest inimene on ikkagi nagu niivõrd ellujäämises ja ainuke meie kannatused siis äratavad meid üles, et hakkame edasi liikuma. Nii et kõigil, kes siis on ka selles kohas, et hakkame edasi liikuma, siis ja kellel on, kes tunnevad kutset, et siis igatahes mina olen valmis. Aga aitäh kõigile. Tšau ka.